Teadupärast Eesti naine elab Eesti mehest keskmiselt 10 aastat kauem. Eestis kasvab pidevalt vanemaealiste inimeste tööga hõivatus. Nüüd, kui me tõlgime need kaks asja omavahel kokku ja mõtleme selle peale, millised on meie organisatsioonid inimeste koosseisu poolest lähitulevikus, siis võiks ju väga julgeid järeldusi tehes öelda, et varsti koosnevad erinevad organisatsioonid, ettevõtted või riigiasutused põhiliselt vanadest naistest. See toob kaasa teatud riskid nendele organisatsioonidele. Näiteks toob see kaasa riski töökiusuks. Aga sellest lähemalt oskab meile rääkida juhtimise teadur Krista Jaakson, kelle ettekande pealkirjaks on Naine ja vanus. Kas topeltrisk töökiusuks? Palun. Aitäh ja tere päevast. Räägin teile uuringust, mida eelmisel aastal tegime koos Maria Teedovaga. Eelmisel aastal võttis ajaleht Äripäev ühe suure teemana fookusesse töökiusamise ja avaldas väga mitmeid kohati päris õõvastavaid lugusid Eesti ettevõtetes toimuvast. Ja kas see on väga massiline probleem? Erinevad uuringud ütlevad, et töökiusatute hulk jääb ikkagi Eestis alla 10%, aga kahtlemata on see selline teema, kes sellega kokku puutub, siis on see üks väga vastik kogemus. Ja meid huvitab, kes siis Eestis on need suurema riskiga grupid. Kiirelt ka käia üle, et mis asi see töökiusamine on. Et see on vaenulik, see on ebaeetiline käitumine, see peab olema toimunud pikemat aega ja see on süstemaatiline. See võib väljenduda verbaalselt, aga ka läbi mingisuguste suhtlemiste. Tavaliselt on töökiusamise puhul seotud ka mingi võimuteema, et kiusaja siis kuritarvitab või väärkasutab seda võimu, mis tal organisatsioonis on. See, kuidas töökiusamist mõõta, neid variante on erinevaid. Siin täna ma räägin uuringust, mille küsimustikku kohandasid circa vähemalt 10 aastat tagasi professor Maajavadi ja ehk Eestis isegi üks tunnustatuim töökiusamise uurija Merle Tambur. See küsimustik ise pärineb Norrast, aga seal on 3 dimensiooni, et on tööga seotud kiusamine. Näiteks üks väide on seal selline, et sul kästakse teha tööd, mis on tegelikult allpool sinu kompetentsi. Siis on isikuga seotud kiusamine, jällegi üks näide siin on ära toodud, et sinust ei tehta välja, sind ignoreeritakse. Ja on ka selline füüsiliselt hirmutav käitumine, aga ma ütlen ka kohe ette, et Eestis on seda väga vähe, et selle me jätsime siit isegi välja. Ja kokku on seal 22 väidet, inimesed siis ütlevad, et kui tihti nad selliste käitumistega kokku puutuvad, et kas mitte kunagi või lausa iga päev. Ja oluline on siin see, et see peab siis olema toimunud viimase 6 kuu jooksul, et kindlasti ei ole tegemist mingisuguse ühekordse ebameeldiva kogemusega. Ja minnes nüüd siis selle juurde, et kes on need riskigrupid, siis sellel slaidil te näete eelmise aasta sügisel Palgainfoagentuuri poolt läbi viidud küsitlust, millele vastas circa 7500 Eesti töötajat. Ja kui te nüüd vaatate neid vanusegruppe, siis mida nii-öelda allapoole te lähete, seda hapramaks muutuvad inimeste hinnangud oma tööturu väljavaadetele. Ehk et sellises vanemas eagrupis, ütleme sealt alates 55. aastast, ligi iga 4. usub, et kui ta praeguse töö peaks kaotama, siis tal kulub uue töö leidmiseks vähemalt 6 kuud või ei leia ta seda uut tööd
üldsegi. Täiesti kindlalt võib väita, et Eesti tööturul vanus on üks riskitegureid, aga samas ei ole see midagi Eestile unikaalselt, et seda on leitud ka rahvusvaheliste uuringute põhjal ja see on seotud vanemaealiste kohta käivate negatiivsete stereotüüpidega. Mõned näited on sellel slaidil toodud, et arvatakse, et vanemaealistel ei ole nii kõva töömotivatsioon kui noortel, nad ei ole nii tootlikud, nad ei taha muutuseid ja nad ei taha juurde õppida uusi oskuseid. Selle võib kokku võtta terminiga ageism ja eesti keeles nii ongi, ageism. Selle tegelikult tõi välja Robert Butler juba 1969. aastal. Jah, aga vanemaealisi siis võidakse tajuda ja tajutakse tihtipeale kui vähem nõudlikke, mistõttu nad võivad leppida madalama positsiooni, madalama palga ja võib-olla siis ka töökiusamisega. Et näiteks ühes Rootsi uuringus toodi välja, et kui võrreldi kahte gruppi töötajatest, kes olid kogenud töökiusamist ja kes ei olnud, siis need, kes olid keskmiselt 2 aastat vanemad. Aga minnes nüüd siis selle sooküsimuse juurde. Et siin on nüüd slaid jällegi eelmisel aastal Äripäeva artiklite sarjast. Üldiselt inimesed oma näo ja nimega väga töökiusamisest ei taha rääkida. Üks selline julge, ma julgeks siis ütelda kangelane, on Anne Kippar. Tema läks lausa oma tööandja vastu kohtusse. Aga enamasti räägitakse töökiusamisest anonüümselt. Et siin jällegi 2 näidet, nimed muudetud, aga kui te nüüd hästi vaatate, siis need nimed on ikkagi äratuntavalt naiste nimed. Tõesti võib tekkida selline tunne, et töökiusamine, see on nagu mingi naiste probleem või mingi naiste küsimus. Ja rahvusvaheliselt, kui vaadata, siis võib sellele kinnitust leida. Euroopa Liidus tõesti on erinevad uuringud leidnud, et naised kannatavad meestest enam töökiusu. USA-s miskipärast on olukord teistsugune, aga lisaks siis vanuse ja soo küsimusele eraldi võetuna on olemas ka nii-öelda topeltrisk ehk gendered ageism või eesti keeles siis soopõhine ageism, mis siis antud uuringu põhjal võiks tähendada seda, et kui sa oled vanemaealine naine, siis oled sa veel eriti haavatavas olukorras. Et siin siis olid meie väikese uuringu hüpoteesid. Esimene, et vanemaealised töötajad kogevad noorematega võrreldes rohkem töökiusamist, naised kogevad meestest rohkem töökiusamist ja vanemaealistel naissoost töötajatel on töökiusamise topeltrisk. Need andmed kogus aastatel 2018-2019 majandusteaduskonna doktorant Jaanika Sillamäe ja meie kasutasime sellest küsitlusest 11 organisatsiooni andmed, need olid suured organisatsioonid, avalik sektor, tootmine, teenindus ja need küsitlused viidi läbi nii eesti kui vene keeles. See vastanute hulk on 1614, jah, seal oli oluliselt rohkem naisi, 1050 nende hulgas, aga olid siis nii juhid kui töötajad ja nende 1614 hulgas oli ka 267 juhti. Kuidas me vanemaealise töötajate kategooria defineerisime, see algas siis aastast 56 ja vanemad ja seda oli kokku siis kuskil 18% kogu valimist. Metoodika mõttes analüüsi osas midagi keerulist me ei teinud, tavaline lineaarne regressioon, sõltuv muutuja töökiusamise hinnangud ja selgitavad muutujad siis vanus, sugu, topeltrisk ja kontrollmuutujad. Mis me leidsime? Vanemaealised raporteerisid vähem töökiusamist. See vahe on küll väga väike, aga kui vahet otsida, siis see kindlasti ei olnud meie hüpoteesile vastav. Täpselt sama lugu oli naistega, et naised raporteerisid vähem töökiusamist. Jällegi vahe on väike, aga kohati oli see siiski oluline.
topeltriski me ei näinud selles uuringus. Me mõtlesime, et võib-olla, kuna meil oli nii palju naisi selles valimis, et äkki oli teema selles, et need organisatsioonid ongi sellised naiste organisatsioonid ja sellepärast ei ole seal töökiusamist, siis me valisime välja sealt 2 organisatsiooni, kus naisi oli ainult 30% ja vaatasime, et millised tulemused seal on ja mitte midagi ei muutunud, täpselt samamoodi. Seega vähemalt selle uuringu järgi võiks kindlalt väita, et vanemaealiste naiste töökiusamise risk Eestis ei ole suurem. Aga kas siis võiks ütelda, et tõesti meil on kõik hästi? No siiski, et me leidsime, et isikuga seotud töökiusamist raporteerivad rohkem just mitte-eestlased. Need, kes ütlesid, et nende kodune keel on olnud midagi muud kui eesti keel. Ja vanemaealistel mitte-eestlastest töötajatel oli ka topeltrisk töökiusuks. Nii et haavatavad grupid on tõenäoliselt mujal. Nii et kokkuvõte siis selline. Töökiusamise andmetes me ei näe ageismi Eestis. Kui need negatiivsed stereotüübid eksisteerivad, siis vähemasti nad töökiusamises ei avaldu. Siin on nagu võib-olla ka mõned selgitused, et miks tulemused sellised on. Et üks variant on see, et vanemaealistele töötajate nagu teadlikkus sellest teemast on madalam ja nad nagu ei pane tähele, kui neile antakse võib-olla kehvemat tööd või kontrollitakse liiga palju või mis need väited meil uuringus olid. Aga üks Saksa autor eelmisel aastal avaldas toreda artikli selle kohta, kuidas ta uuris, et kuidas muutuvad isiksuse omadused töötajate vananedes või inimeste vananedes. Ja muu hulgas ta leidis, et vanemaelise inimese vananedes ta muutub ka vähem emotsionaalseks. Ja võib-olla ka see selgitab, miks vanemaealised ei raporteeri töökiusamist noortest rohkem. Naised Eestis siis pigem tunnetavad vähem töökiusamist kui mehed, aga meil on olemas üks riskigrupp, et need on mitte-eestlased ja eriti vanemaealised. Ja et lõpetada võib-olla natukene intrigeerivalt ka, siis üks tulemus oli meil selline, et kui ma alguses ütlesin, et töökiusamine seondub võimu väär- ja kuritarvitamisega, siis teil võis tekkida tunne, et on pahad juhid, kes kiusavad oma töötajaid, siis tegelikult selles uuringus oli tulemus vastupidine, et rohkem töökiusamist tajuvad hoopis juhid ja mitte nende töötajad. Aitäh! Aitäh, Krista! Minul tekkis üks küsimus. Eestlastest vanemaealised naisterahvad töökiusu ei tunne. Mitte-eestlastest vanemaealised naisterahvad tunnetavad seda. Kas see vahe võib olla kultuuriline? Äkki on eestlane lihtsalt hea adapteeruja? Parandan sind, et need mitte-eestlased ei olnud ka tingimata naised. Et nemad, seal oli mõlemast soost ikkagi, keda me vaatasime, et pigem ütleks, et mitte-eestlastest vanemaealised jah tunnetavad. Ja kas see on kultuuriline vägagi tõenäoliselt? Jah, meil just kolleegid uurivad ka kultuuri erinevusi töökiusamise osas ja on väga selgelt näitavad, et need kultuuri erinevused on olemas. Samas üks hüpotees, mida me ka mõtlesime nende mitte-eestlaste osas, oli see, et äkki nemad kui vähemus, et organisatsioonis ongi vähem mitte-eestlaseid, et võib-olla siis nagu sellepärast, et nad on vähemus, neid töökiusatakse ja siis me näeme seda. Võtsime just ka mõned organisatsioonid, kes peamiselt koosnevadki mitte-eestlastest. Ja siis see vähemuse töökius kadus ära, seda me enam ei näinud, aga mis jäi, oli see vanemaealiste probleem nendes organisatsioonides. Et võtta kinni. Et väga tundub, ma saan aru, seda peaks natukene täpsemalt uurima, aga tundub nagu minevad sinna selles suunas
järelduste pagas, et eestlane lihtsalt on väga hästi adapteeruv töötaja. Tuim tükk või? Tuim tükk, jah, just. Emotsioone niigi vähe ja mida vanemaks saad, seda vähemaks neid jääb. Et mis nii viga. Kui me vaatame nüüd tulevikku, siis tuleviku tööturg eeldab inimestelt just seda, et nad oleksid väga kiiresti valmis ümber orienteeruma, uusi asju tegema, võib-olla keerulisemaid asju tegema, kui nad varasemalt on õppinud või harjunud tegema. Mida see muutus endaga vanemaealistes töötajates siis kaasa võiks tuua või millised probleemid võiksid esile kerkida? Jah, kui me paneme sinna kõrvale nüüd selle, et tulevikus on keskmine Eesti töötaja vana naine, et siis kuidas tema selle situatsiooniga hakkama saab? No mina arvan, et ta saab väga hästi hakkama, aga mis on küll vist selliseid positiivseid kogemuslugusid näidanud, on sellised mitme põlvkonna kooslused töökohas, kus juhid komplekteerivadki ikkagi oma tiime nii-öelda mitte liiga homogeensena, et teadlikult kujundada, et oleks noori, oleks mehi, naisi, oleks vanemaid. Et seal need rollide jaotused tekivad orgaaniliselt ja meil igalühel on omad nõrgad kohad. Ei pruugi üldse vanusega olla seotud, et siis seal tiimis saaks seda kompenseerida. Nii et see on ikkagi juhtimise ülesanne? Ma arvan, et see on juhtimise ülesanne kindlasti. Okay. Et juhtide käes on tegelikult üsna tugevad ohjad, et selliseid hästi hakkama saavaid kollektiive lihtsalt komplekteerida. Suurepärane. Ma tean, et sul on ka üsna kirju rahvusvaheline taust. Sa oled õppinud Rootsis, mäletan ma õigesti, ja sa oled töötanud ka Vietnamis. Vastab tõele. Kas sa oskad ka nende kogemuste pealt laiendada äkki seda teemat, et kuidas sealsetes kultuurides, kuidas sealsed kogukonnad töötavad võib-olla teistmoodi kui meie kogukonnad? Jah, mul Rootsis nagu selles mõttes kogemust otseselt ei ole, et ma seal ei töötanud. Et siin ma võib-olla rohkem toetun pigem uuringutele või sellele, mida ma olen lugenud, et kindlasti Põhjamaades üldse on ka palju vanemaealisi hõivatud ja nendesse suhtutakse väga lugupidevalt. Samas kiusamise skoorid on seal justkui kõrgemad, ehk et nad on nagu palju tundlikumad töökiusamise suhtes, tundub nii. No mis Vietnamisse puutub, siis see oli ikkagi, ma arvan, et mina interpreteerisin väga paljusid asju küll töökiusamisena, mida kohalikud kindlasti ei teinud, nii et siin on see kultuuriline erinevus täiesti olemas, et noh, eestlasena, et kui sul kord kuus laupäeva hommikul kell 7 on vaja minna kusagile ausamba juurde lilli asetama või kusagil marsile osalema, siis meie ikkagi tahaks laupäeva hommikul magada, kuna sellega ei kaasne ka mingit vabapäeva või midagi sellist. Ei, see on nagu osa sellisest tööst. Jah, kultuurilised erinevused on suured. Aga suur tänu sulle väga põneva ettekande eest. Aitäh!